vabatahtlik looduskaitsja. Tere, austatud publik! Mina olen Mati Sepp, MTÜ Hoiame loodusest ja ma olen poliitiliselt neutraalne. Siis ma oleks kohutavalt halb poliitik seal Toompeal, sest nii ükskõiksed inimesed kui seal on, mina ei suudaks elus. Minu töö MTÜ Hoiame looduses on kaardistada looduskuritegevust, kaasa aidata korraliku seadusandluse väljatöötamisel Eestis ja tuulepargid ilmusid mu lauale umbes 2 kuud tagasi. Jah, neid on arendatud aastast 2021 juba, aga see käis sedavõrd vaikselt ja nähtamatult, et Eesti looduskaitse laual käisid tuuleparkide arendamisplaneerimisteemad läbi ainult vilksamisi ja me olime teadlikud, et midagi on toimunud. Ma kahetsen seda, et ma ei sekkunud tuuleparkide teemasse varasemalt, aga iga eestlane saab oma viga parandada. Teie olete ka siin selleks, et mõista, mis asi on tuulepargid, mis mõju on neil meie keskkonnale. Meie eelis on see, et meie poliitikud on üsna käpardlikud võrreldes soomlastega. Ja soomlased on 10 aastat meist ees. Soome looduskaitse 10 aastat tagasi ütles, ja tuulepargid on rohelised, me teeme nad looduskeskkonda. 10 aastat hiljem Eesti võimsamad looduskaitsjad tegutsevad tuuleparkidest. Soome looduskaitsjad 10 aastat hiljem. Nad on tagajalgadel, et maha saada see jama, mis siin üles pandi. Probleem on selles, et arendajad suutsid ära kinnistada, et loodusele ei ole tuuleparkidel mõju. Soomes on avaldunud mõjud kotkaste kukkumisega, metsade, kuidas ütelda, killustumisega ja Soome looduskaitse tahab algatada imetajatele uurimise, kuidas see mõjutab hunte, valgesaba hirvesid. Soome keskkonnaagentuur tahab algatada uurimise, kuidas mikroplast mõjutab sealset elukeskkonda. Ja Soome looduskaitse on veendunud, et iga uus tuulepark mõjub kohutavalt halvasti sealsele elukeskkonnale. Ainuüksi 60% lindudest lahkub tuulepargi alalt. Umbes 70% imetajatest lahkub tuulepargi alalt. Ja ma ei usu, et nad lahkuvad sellepärast, et tuulepargid on valged, et need on häirivad visuaalselt. Loodus on tundlik inimmõjutuste suhtes ja miski nendest tuuleparkides on sedavõrd häiriv, et Soome uuringud on näidanud, et looduskeskkond ümber tuuleparkide kukub lihtsalt kokku. Meil Eestis tahetakse teha sama skeemi, mida Soomes. Me tahame rajada tuuleparke võimalikult palju läbi KOV-i eriplaneeringu. Minu töö on suhelda erinevate ametnikega ja veenda neid, et nad räägiks mulle kõik ausalt ära. Midagi nagu politsei ja kapo, selles mõttes, et mina ei saa neid karistada. Või minu töö on anda info edasi, mis ma saan ametnikelt. Ja suheldes mitteametlikult erinevate riigiametnikega olen saanud teada üsna palju ebameeldivat informatsiooni, kas või seda näituseks, et mulle on toonitatud, et hetkel käimasolevad KOV-i eriplaneeringud ei vasta planeerimisseadusele, ehk teisisõnu nad on seadusvastaselt läbinud. Seda kinnitas mulle Kliimaministeeriumi ametnik, kes soovis tungivalt jääda salajaseks, anonüümseks, sest ta väga kardab oma töö pärast, kaasanud ka teised ametnikud, kes hakkasid vastu oma kõrgetele ülemustele, et me ei lähe ebaseadusliku protsessiga edasi. Miks tehakse neid KOV-i eriplaneeringuid ja mitte ei alustata riikliku eriplaneeringuga? Tuleneb asjaolust, et KOV-i eriplaneeringuga on võimalik ehitada mitmeid kordi rohkem tuuleparke Eestis.
ehk teisisõnu saab ära varjata keskkonnale kumulatiivsed mõjud. Kui me ehitaks kas või umbes 50% nendest planeeritavatest aladest, siis ma võin üsna kindla veendumusega väita, et meie kotka populatsiooni võib maandada. Ja seda saab varjata eriplaneeringutega, sest KSH keskkonnamõjude hindamise käigus vaadatakse ühte planeeritavat ala, vaadatakse teist planeeritavat ala, parimal juhul vaadatakse valla puhul tervikut. Aga see, et sul on 15 kilomeetrit eemal naabervallast tuulepark, see mõju, mis teise vallaga kokku puutub, seda ei või vaadata. See on arendajate kasuks fantastiliselt hea. Ma olen puutunud ka tuuleparkide arendajatega ja nende omal tahtel. Nad võtsid minuga ühendust, Mati, tule külla, räägime, mis plaan sul on. Mina ütlesin, et minu plaan on see, et ärge võtke isiklikult, kui oma 100 miljonitest ilma jääb. Aga mida nad mulle rääkisid, oli see, et nad ei tea, mis mõjud hiigeltuulikutel on. Nad ei tea, mis mõjud sellel inimesel on, nad ei tea, mis mõjud sellel looduskeskkonnal. Ja mina küsisin puht südamlikult nende käest, mehed, teete nalja. Me oleme eestlased. Me mõlemad oleme ühe kodumaa inimesed. Ja te räägite mulle, et teil pole õrna ainugi, mida te siia meie oma kodanike kõrvale teete. Riik lubab, oli vastus. Jah, nad kõnelesid, et nad tunnevad ka muret, mis meie loodusest saab, aga lisasid, et kui nemad võtaks oma planeeringut tagasi, siis teevad lihtsalt teised. Nad tunnistasid, et jah, peaks olema riiklik eriplaneering, täpselt nagu mina arvan. Ja oma murega, et tegemist võib olla ministeeriumite üleselt arendajate kasuks seadusloome väänamisega, oleme pöördunud Riigiprokuratuuri poole. Riigiprokuratuuril on tööd õnne palju, et enne märtsikuud nad neid vastu ei võtta. Aga kui selgub, et kahtlustused, et siin on midagi väga seadusvastast toimumas, siis ma loodan, et prokuratuur hakkab asja uurima. Suurt lootust mul sellele ei ole, sellepärast, et prokuratuur magas maha RMK kriminaalsed asjad. Hiljem nad tunnistasid, et asi on ära aegunud ja me ei saa mitte midagi teha. Ja need isikud pääsesid kriminaalvastutusest. Ainult sellepärast, et neil õnnestus varjata oma tegevust piisavalt kokku. Ma looduskaitsjana hindan Eestimaa loodusväärtusi. Mina läksin looduskaitsesse tööle 8 aastat tagasi ja ma pean ütlema, et meie loodusega ei ole hästi, sest me hävitame seda juba praegu. Järeltulevatele põlvedele meil on 2 võimalust. Pärandada killustunud tuuleparke täis loodusvaeline keskkond, mille mõju ja ulatust ei me ei tea ei inimesele ega looduskeskkonnale. Ja teine valik on astuda 2 sammu tagasi ja vaadata Toompeale ja küsida, palun teeme asjad seaduslikult, palun koostame kava, mis tagab selle, et meie lastel on looduskeskkond säilib. Et meil on looduskeskkond säilib. Ma olen käinud ka kuulamas arendajate koosolekutel, nendepoolsed koosolekud. Ja mis on üks huvitav tähelepanek, need teadlased, kes siin on kutsutud kõnelema, lava peal räägivad taeva manna kohta ja siis võtavad nööbist kinni privaatselt. Mis seis nende uuringutega on ja see on Matikus, ma sulle ausalt ütlen, et ei tea midagi. Ja siis ma küsin, kuidas on võimalik, sa räägid laval 200 ilma
inimesele silmagi pilgutamata, et kõik on korras. See on müstika. Ja mis mind kõige enam hingeliselt häirib, seda teevad meie omad eestlased. Meid ei ole palju. Me peaksime olema ühtsed. Hoolimata poliitilistest maailmavaadetest. Aga see ükskõiksus teatud ringkondades, teadusasutustes ja raha nimel, kas või oma kodumaa maha müümine, on jälestav, kohutav. Ma näen seda oma töös, kuidas teadlased müüvad ennast maha raha nimel. Minu töö ongi otsida korruptiivseid ametnikke, tallata mööda metsasid, kaardistada sealset kuritegevust, mida teevad meie oma inimesed. Mitte mingi suured välismaa investorid, vaid oma kodumaa inimesed. Minu töö on ülimalt ohtlik, osad inimesed on lubanud neid korduvalt maha lüüa. Minu autol on kõik rehvid läbi lõigatud, sellepärast mida ma teen, ja ma kaardistan, mida teevad halvad inimesed. Ja kõike seda hoolimata ma ei suuda mõista, miks meie valitsus on Eesti rahvale selja keeranud. Mul on nendest KOV-i juhtides ka ausalt üteldes nii kahju. Sest kui nad läksid palvega Yoko Alenderi poole, kes meie kliimaminister, kogunes Pärnus, issand jumal. Põhimõtteliselt oleks võinud iga vald oma riigi välja kulutada, sest riik ütles, et saab hakkama. No niimoodi ei saa meie riiki juhtida ja austatud inimesed. Kas me oleme poolt või vastu tuuleparkidele? Hetkel lihtsalt see protsess on nii naeruväärselt halvasti üles ehitatud, et me ei saa lihtsalt lubada selle jätkumist. Ja siin üleskutse kõikidele KOV-idele ka. Paneme ühtsed seljad kokku ja oleme üks rahvas ja küsime härra Michali ja Yoko Alenderi käest, kuna me saame protsessi, mis on teaduspõhine ja seadustele vastav. Aitäh!